Kas sa tahaksid teada, kuidas päriselt oma unistust täita? Mitte selle järgi, mis teooria ütleb, vaid mida päriselt keegi on teinud, et oma unistus saaks täituda. Siis lubage, ma räägin teile, sest et sellel nädalal olen ma täitmas ühte oma suurt unistust. Kolin Eestist ära 9 õppeaastaks, läheme lastega Baalile, kus lapsed lähevad rahvusvahelisse kooli ja kus mida ma olen pikka aega ette valmistanud. Ja selleks ma olen teinud väga konkreetselt 5 sammu. See on see, mida ma õpetan oma klientidele. Olen näinud ka nende unistusi täitmas ja peab ütlema, et see on ka mind väga palju tegelikult inspireerinud. Ja nii ma siis täidan siin oma unistust. Mis need sammud siis on? Esimene asi tuleb saada aru, mida sa tahad. Sellest tuleb luua visioon, panna võimalikult detailselt kirja, kus sa näiteks näed ennast 5 aasta pärast. Ja kui ma hakkasin õppima popproktori õpetusi, hakkasin neid ka edastama, on ju 2019, siis üks suur asi oli mul kirjas, et me mõni aeg elame Eestist eemal, et lapsed saavad näha maailma, mina ise saan näha maailma, see on üks hästi suur unistus mul olnud. Ja nüüd, selleks, et sul on võib-olla lihtsam mind kuulata, mõtle ühe oma unistuse peale, mida sa oled ammu tahtnud teha. Kas sa oled loonud sellest selge visiooni? Siis samm number 2, sul tuleb teha otsus. See vägev otsus, et sa hakkad seda unistust ellu viima. Ja kui see otsus on tehtud, see pühendunud otsus, sa ütled, nüüd nii on, sa paned sellele kuupäeva, sa paned kalendrisse asju kirja, siis sa koostad selle tegevuskava. Hästi konkreetse tegevuskava, mida sa siis tegema hakkad. Kui ma märtsis 2023 sellel aastal tegin otsuse, nüüd me läheme sinna, lapsed lähevad sinna kooli, siis läks terve jada tegevusi lahti. Kooli avaldused kirjutada, tervisetõendid, tunnistused. Samal ajal tegelesin, et mu ettevõte läheks sinnamaani, et ma saan Eestist ära minna, asjade delegeerimine, kõik detailselt kirjas need tegevuskavad, mida teha. Ja siis tuleb hakata neid täitma, eks. Siis 3. sammuks ütleks ma siia järjepidevus, sest kõik see jada on aeg-ajalt selline, et pekki ma ei viitsi, nii palju asju pean tegema või. Palju lihtsam oleks niimoodi ja neid kordi tuli küll ja veel, et ma nüüd rohkem ei tee, ma lähen selle tuttavliku juurde tagasi, sest sinu alateadvus tahab tuttavlikku ja see on nagu kõige lihtsam viis ja siis tekibki korraks hea tunne. Aga ma juba tean ennast, sest ma olen tegelikult paar aastat justkui alustanud selle protsessiga ja ma ei ole sellega lõpuni näinud ja olen otsustanud, ma ikka ei tee, kui küll on hea tunne, aga siis tegelikult mingi poole aasta pärast tunnen, et ikka ma ju tahan minna ja seda teha ja selle ellu viia. Nii, need on siis 3 sammu. Unistus, mida sa tahad, panna kirja. 2. samm, teha otsus. 3. samm olla järjepidev. 4. Ma korraks vaatan, mul on mis ma siia 4. teile tahtsin öelda, sest et mul on täiesti siuke mõnusalt käed siin värisevad. Usk iseendasse, hakata usku kasvatama, tegeleda iseendaga, õppida iseennast iga päev. Ja teate, kui minul ei oleks praegu neid hommikurutiine, mis mul on, siis ma oleks juba, ma arvan, suhteliselt inimvare. Nii et see on hästi oluline, et sa lood mingid rutiinid, et sul on paigas enda keha eest hoolitsemine, see baasvundament, eks. Ja see kasvatab tegelikult usku iseendasse väga-väga palju. Ja 5. tahaks öelda, on ennast ümbritseda inimestega, kes toetavad sind, et sul on sellel hetkel, kus tahaks nagu kõigele käega lüüa, sul on inimene, kellele helistada, sul on mõned inimesed, kellele helistada, kes toetavad sind, kes võib-olla aeg-ajalt küsivad, kas sul on sellega abi vaja. Ja see muidugi tähendab seda, et sina oled nende jaoks ka olemas, eks. Nii et sellised 5 olulist sammu, mida ma praegu olen kogenud, mida ma praegu tegemas olen ja kõik asjad on kokku pakitud, kõik on ette valmistatud, ainult aja küsimus, kui istume lennukile, nii et võib-olla see on midagi, mis aitab ka sind, sa võid mulle siia alla kirjutada ja mulle üldse kirjutada, et mis sa sellest arvad ja kui sa oled valmis oma unistust täitma, eelkõige sul on alguses vaja muutuda siis selleks inimeseks, kes seda unistust täidab, siis kirjuta mulle ja ma näitan sulle seda, kuidas seda teha süsteemselt, sest sellel hetkel, kui sinu elus on struktuurid, süsteemsus, sobitud sa siia universumi seaduspärasustesse ja kõik asjad hakkavad sinu suunas liikuma, ehk siis
kõik, mida sa teed, on sinu valik. Küsimus on, milliseid valikuid sa teed. Võib-olla on aeg lõpetada minevikus kaevamine, sobramine, miks asjad nii on, vaid küsida, kuidas saab neid muuta. Sest see, mis hetkel on sinu elus, on ka sinu valik. Nii et küsimus on, mida sa valid. Soovin sulle ilusat päeva.